Tere, mina olen Triin Jeršov, Ida-Tallinna Keskhaigla füsioterapeut ja räägin teile täna sünnituse järgsest kehalisest aktiivsusest ja liikumisest. Kõigepealt siis kohe sünnituse järgselt haiglas. On soovitav enesetunde järgi liikuda siis esimesel päeval kohe voodis aeglaselt, rahulikult, tunnetusega kuni valuni. Pööramised soovitatav teha voodis kõverdatud põlvedega, et oleks lihtsam, väiksem koormus. Seisma tõusta kas siis läbi külje või läbi toengpõlvituse liikuda voodisse tagasi. Külmaravi võib kasutada turse valu alandamiseks lahklihale, saate küsida haiglas. Oluline siis proovida puhata, magada. Istuda esialgu võib-olla vähe, et vältida lahkliha poolt vaagna kaudu survet ja venitust, kui on olnud näiteks haavad ja õmblused, aga see on samuti enesetunde järgi. Enne seisma tulekut siis jälgida ka enesetunnet, et ei oleks pearinglust. Vältida raskuste tõstmist, et pigem ainult oma sündinud lapse raskus esialgu. 10–14 päeva või ka kauem siis kasutada sidemeid, mis ka toetavad vaagnapõhja, mida on teil ka nagunii vaja. Samuti võite kasutada kas bandaaži või mõndasid kõrgema värvliga aluspesu, retuusid kõhu toetamiseks, kui tunnete vajadust. Seda võib kasutada kuni esimesed 6–8 nädalat 24/7, aga enesetunde järgi mõni tunneb, et ei vaja üldse mingit toetust, mõni jällegi soovib toetust, aga esialgu, et see toetus ei oleks liiga tugev kompressioon. Keisrilõike järgselt siis võib alustada selliste aktiivsete labajalgade harjutustega voodis lamadest. Voodis tõusmisel hoiduda siis selliseid väänavatest liigutustest kõhule. Samuti voodis tõusmisel sellilasendis rullida ennast sinna küljelasendisse, viia jalad üle voodiserva ja tõusta käte abiga. Näiteks köhimisel, aevastamisel, naerdes või ka istuma tulles, soolt tühjendades võite toetada kas siis oma käega alakõhtu või padjaga, et ei oleks nii ebamugav valus, kuna on siis alakõhus keisrilõike haav värske. Igapäevaste tegevustega alustada järk-järgult, küsida abi igapäevaste tegevuste juures. 6 nädalat ei soovitata tõsta oma lapses suuremaid raskusi, et saaks siis see haav paraneda. Kõndida võite kohe sirge seljaga, et tahaks nagu algul haava tõttu küürutada, aga proovite sirge seljaga liikuda, jälle kätega toetada valu piirini ja ka lihtsalt selili pikali olles sirgete jalgadega. 6–8 nädala möödudes soovitav külastada siis füsioterapeuti, kes oskab õpetada teile armimassaaži, sest 8 nädalaga on siis haav ära paranenud ja tekkinud arm. Ja need armid võivad olla sellised kisuvad ja põhjustada ebamugavust, et siis on hea neid masseerida, et nad oleks pehmemad ja liikuvamad. Siin on nüüd ka pildil nendest tõusmistest või kuidas seda käega võib toetada alakõhtu või lisaks padjaga läbi külje tõusmised. Samuti võite panna siis puhkeasendiks padja põlvede alla või siis külililamades padja põlvede vahele, kui nii on mugavam. Urineerimise poole peal sünnituse järgselt soovitav juua 2–3 liitrit vedelikku päeva jooksul, külastada tualetti umbes 2–3 tunni järel, isegi siis, kui te ei tunne tungi, sest te ei pruugi seda täitunud põietungi tunda, kas üldse või ei tunne nii nagu enne, et see on normaalne. Ja see ise 2–3 tunni tagant käimine aitab ennetada põie üle venitatavust. Normaalne põietundlikkus ei pruugi kohe taastuda, et me ei taha siis seda üle venitada põid. Ja kui te lähete urineerima, siis lihtsalt istute potile, tallad maas, lasete oma kõhuvaagnapliased lõdvaks ja aitab ka lõõgastada, kui panete voolava kraanivee jooksma või lähete urineerite hoopis duši all jooksva vee all. Soole tühjendamine sünnituse järgselt, et see võib võtta aega mõned päevad, oleneb ka millal te enne sünnitust tühjendasite soolt. Soole funktsiooni taastumiseks külastada tualetti siis, kui tekib tung, et niisama ei lähe tühjendama, punnestama sinna ja tungi edasi ei lükka, sest muidu võib tekkida kõhukinnisus. Soole tühjendamise kergendamiseks istuda tualetipotil nii, et toetate jalad väikesele pingile ja käed küünarvarred reitele, siis nii nagu pildil on näidatud.
Ja samuti võite siis nagu teisel pildil näidatud kas sideme või WC paberiga toetades siis eespoolt tuppeosa. Võib proovida ka välja hingates, nagu puhudes küünalt, et oleks lihtsam ja vajadusel siis kasutada lahtisteid, kui on suuremad lahtliharebendid. Mähkimise asendid soovitab panna sihuke puusade kõrgusele kodus, et teil oleks mugavam, et ei küürutaks, ei koormaks oma alaselga või siis kui käite kuskil, kus ei ole võimalik kõrgemat pinda kasutada, võite siis ka ise põlvitada näiteks, aga pange põlvede alla midagi pehmet, et ei oleks põlvedel valus. Samuti võite siis imetamise ajal näiteks istudes toetada patjadega nii ennast, alaselga kui ka last, et ta oleks rohkem teie lähemal, et ka lapsel oleks parem imemisvõte ja teil endal mugavam ja külili siis näiteks padi põlvede vahele. Last kandes, tõstes proovige ka vahetada käsi ja kehapooli, et oleks nagu ergonoomiline, et ei koormaks ühte kätt või külge ära ja samuti ka lapsel, et ta ka keerab oma pead siis mõlemale poole. Seistes proovige jälgida ka kehaasendit, kas või näiteks peeglist, et ta oleks ikkagi otsem ja sirgem, muidu lihtsalt koormate oma alaselga ja vaagnapõhja rohkem. Lapse tõstmised siis soovitan teha ka läbi sellise poolküki, kui te peate madalamalt tõstma, et koormata vähem oma alaselga. Sünnituse järgsed soovitused esialgu siis jalutamine, enesetunde järgi suurendate koormust. 6–8 nädala pärast võiks siis külastada vaagnapõhja füsioterapeuti. Kui mingeid probleeme ei ole, siis kindlasti võiks külastada, kui on 3.–4. astme rebendid, episotoome ehk lahtlihalõige tehtud või siis ka keisrilõike järgselt. Ja esimesed 2 kuud selline jalutamine, soovitused 2 kuu pärast võite naasta trenni jooksma, kui tunnete, et olete selleks valmis. Harjutuste poole pealt ei pea need esimesed 2 kuud ka üldse harjutusi tegema, piisab sellest, kui te juba hoolitsete oma lapse eest ja jalutate, on piisav koormus, aga kui te tunnete ja saate, võite hakata tegema hingamisharjutusi ja harjutusi vaagnapõhjalihastele, kui tunnete, kui ei ole valus. Treeningkoormust võib vaikselt tõsta, puusatõsted, hingamisharjutused kehatüvelihastele, sellised lihtsamad harjutused, toeng põlvituses, kassiküürud vastas, käsi vastas, jalg näiteks, kui enesetunne lubab ja kui jaksate. 4–6 nädala pärast võib siis, kui saate istuda veloergomeetrit sõita või cross-treeneri teha harjutusi jõusaalis, võib selliseid kükke ja väljaastekükke juba teha. 6–8 nädala pärast siis armimassaaž, nii keisrilõike kui lahtlihalõike järgselt, et see arm oleks pehme liikuv, et ta ei kisuks neid teisi kudesid ega ei tekita mingit ebamugavust. Ja keisrilõike järgselt ei pruugi seda armi piirkonda ka tunda, nii et see on ka normaalne, aga võib vaikselt hakata katsuma, kohe keisrilõike järgselt nii-öelda paitama seda kõhtu ümber haava ja 8 nädala möödudes, kui haav on armistunud, siis võib hakata juba ka katsuma armi ennast. Ujumised, jooksmised, soovituslikud selline 8–12 nädala pärast, et haavad oleks ilusti taastunud, et ei oleks enam mingit veritsust või ebamugavust. Populaarne on ka selline jooksmine koos lapsekäruga, et selleks peab olema kindlasti spetsiaalne jooksukäru. Oluline on beebi ohutus ja beebi lülisamba areng, nii et selline beebi vanus võiks olla 6–9 kuud, et varem ei kasutataks seda spetsiaalset jooksukäru ja ema peab arvestama, et siis niisama joostes või selle käruga joostes on tal siis energiakuluga suurem. Oleme välja andnud ka sellised sünnitusjärgsed juhendid, on meie haiglas eraldi, saate need guugeldades ka internetist ja koostöös vaagnapõhja füsioterapeutidega üle Eesti on siis Tervisekassa lehel ka selline infoleht sünnitusjärgseks taastumiseks, kus on ka kirjas need soovitused ja harjutused.
Kui teil tekib mingeid probleeme sünnitusjärgselt, uriinilekked või on vaagnaorgani allavae või kuidas trenni naasta või kas või hinnata kõhulihaseid ja vaagnapõlehaseid, siis on meil eraldi vaagnapõhja lihaste füsioteraapia individuaalne ja samuti on vaagnapõhja teadlik treening, selline rühmatreening naistekliiniku perekoolis, kuhu võib tulla siis sünnitusjärgselt umbes 2 kuu pärast. Aitäh kuulamast!